Tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele, kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen siis ladumise, mida on oodata järgneva 10 päeva jooksul. Ja teen selle ühe ladumise näol. Tegemist on siis üldise kaardi ladumisega. Võtke see, mis resoneerub ja jätke see, mis ei resoneeru. Kui on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite alati kirjutada. Ja vaatame, mida on siis oodata järgneva 10 päeva jooksul. Siin on ilmselt mingisuguseid sõnumeid oodata, mingisugused kiired edasiliikumised, põnevust, seiklust, pöörasust, kirge. Võtke, kuidas tahate. Kellelgi võib siin mitu kandidaati olla. Võib olla mitu kandidaati, aga võib ka olla üks. Vaatame seda selle nurga alt, et kui on tegu siin meesterahvaga, kelle suhtes siis teil on mingisugused tunded või mingisugused liikumised, sõnumid, suhtlemine, mida iganes, siis siin päris kindlasti üks meesterahvas võtab teiega ilmselt üsna kiiresti ühendust, sest temas tekib mingisugune võib-olla kärsitus, mingisugune liikumine, mingisugune soov kiiresti midagi saavutada, et ta tuleb väga kiirelt peale. Siin on mingisuguse sõnumiga, mingisuguse ettepanekuga, siin on nagu sellist tulisust, kirge, mingit soovi, ettepanekut kokku saada, kirjutab, helistab, suhtleb, mida iganes. Ja siin on läbi siis see inimene võib olla see, kes on oma elus teatud stabiilsuse, turvalisuse, rahalise heaolu saavutanud, oma kodu loonud võib-olla, mida iganes, ta on selline stabiilne ja selline heas seisus meesterahvas. Aga temas on teatud sellist kärsitust või sellist vahest selline impulsiivne käitumine tekib temas, kui ta tahab nagu midagi saavutada, siis ta või selliste impulsi pealt nagu toimetab vahest. Kuigi ta on üsnagi stabiilne, üsnagi selline kõigutamatu ja läbimõtleja ja selline hästi praktiline maine, siis vahest tekivad temas väga sellised tugevad impulsid või selline kärsitus ja ta siis nagu selle pinnalt vahest toimetab ja tegutseb kiirelt midagi. Või siis tema selline võib-olla see rahulikum, stabiilsem elu muudabki teda kohati nagu selliseks kärsituks ja ta tahab mingisugust muutust ja siis selle pinnalt ta jälle toimetab ja otsib endale nagu sellist vaheldust, et talle ei meeldi selline, ühest küljest talle meeldib see mugavust ja stabiilsus, teisest küljest tekitab ta temas sellist kärsitust ja sellist stagnatsiooni, kus ta nagu siis otsib väljapoolt seda mugavust mingisuguseid ergutisi või ergutist. et ta tunneks sellist elusust. Ja see ilmselt tal on võib-olla puudujääk siis võib-olla sellisest kirest, sellisest armastusest, sellisest kergusest, lõbususest, mille järgi ta siis jänuneb, ihaleb, armastuse, intiimsuse, seksuaalsuse, põnevuse, seikluse, kire,
midagi sellist, tulisuse, tuleenergiat. Ta armastab tuleenergiat. Et ilmselt siin võib siis midagi sellist olla, võib-olla reisimist, liikumist, kokkusaamist, kokku tulemist, suhtlemist väga kiirelt kellegi meesterahva poolt 10 päeva jooksul siis. Ja sinu enda energeetilise seisukoha pealt võib-olla sa tunned ennast väga stabiilsena selle 10 päeva jooksul justkui sellist stabiilsust, võib-olla nagu vaatad maailma rohkem nagu sellise praktilise vaate läbi, oled suhteliselt maandatud, võid ennast tunda sellise suht turvalisena, kas siis tööalaselt, rahalises olukorras või eluoludes üldse. Sul on nagu kindlalt jalad maa peal. Su enda energia on suhteliselt kõigutamatu, maandatud, vastustustundlik. Aga jah, siin võib ka olla täiesti see, et mingi meesfiguur mängib teie elus siis ka rolli mingisugust. Siin on väga, ütleme, et ka siin on väga kiired energiat tulemas sinu selle 10 päeva jooksul, ehk siis kiire suhtlus, kiired liikumised, kiire info, kiire otsus, mingisugused impulsiivsed liikumised ja asjad hakkavad liikuma, päris kindlasti hakkavad liikuma. Ja võib tekkida ka selline kiire vajadus reageerida, otsustada, kommunikeerida. Suhtlus võib kellegiga väga aktiivseks muutuda. Võib-olla ka natuke teravust võib seal olla. Ja sellised uued värsked ideed, algused, inspiratsioonid, puhangud, riskide võtmine, selline elususe poole liikumine, elevus võib sind nagu ka tabada siin või sa võid seda tunda. Sind haarab mingisugune uus mõttevälgatus, mingi uus soov, midagi algatada. Võib-olla on see seotud kuidagi sinu loovusega, mingisuguste projektidega või isegi uue suhte algusega võib siin olla. Siin võib olla absoluutselt mitu inimest, kellega sa suhtled. Siin võib lausa 3 inimest olla, kellega sa suhtled, kes on keegi inimene, kes on väga stabiilne, juba enda elus kuskile jõudnud, stabiilne, heas olukorras, 2 jalaga maa peal, väga praktiline, heas seisukorras, võib-olla oma elu loonud juba. Siin võib olla keegi, kes on väga impulsiivne, kes on väga selline, kes tahab midagi saada, mingisugune uus võimalus, kellega jagatakse uusi mõtteid, suheldakse, mingisugused uued algused, potentsiaalsed uued algused võivad tekkida. Et siin on mingi hetk läheb väga kiirelt asjad liikuma, arenevad ootamatud muutused, edasiliikumised, suhtlemised, sõnumineerimised, helistamised, ma ei tea, reisiplaanid, reisi ettevõtmine, mingisugused olukorrad sellised, mis varem võib-olla seisid, hakkavad väga kiiresti liikuma, saavad hoo sisse. Võib-olla on varasemate suhete või võimalustega seotud kuidagi, mis nüüd lõpuks justkui nagu liikuma saavad nii-öelda positiivses mõttes. Et siin võib olla jah, mitmed erinevad võimalused, aga siin ka selline jah, ta kokkuvõtlikult võikski olla võib-olla algselt nagu on suhteliselt stabiilne
et kus sa tunned, et nagu kõik on, et sa oled nagu kahe jalaga maa peal, kõik on nagu paigas. Ja siis mingi hetk nagu sööstab sisse justkui see mingisugune kiire infovoog või mingisugune areng või mingisugused asjad hakkavad liikuma päris kiiresti, tohutu jõuga. Võib-olla eriti mingisugused suhtlused võib-olla. Või mingisugused otsused tehtakse. Mingisugune uus impulssidee tekib. Mingisugune entusiasm selline. Need kiired edasiminekud, suhtlused, läbimurded. See, mis on olnud varasemalt justkui nagu ootel, hakkab nüüd liikuma täiega ja kiiresti. Ja sa oled tegelikult avatud siin sellele liikumisele, et ära siis nagu nii väga sellest turvalisusest kinni hoia. Et kui tekib mingisugune võimalus uut kogeda, siis mine sellel vastu. Anna endale see võimalus kogeda seda uut. Ja kuula oma sisetunnet, eriti mõistlik oleks siin olla ka nagu selle elu ja olu suhtes üldse väga olla nagu mänguline. Et mitte võtta seda liigselt tõsiselt, klammerduda millegi külge, et olla mänguline ja avastada ja nautida seda elu. Et jah, et siin on päris kindlasti mingisugused asjad lähevad väga kiirelt liikuma, suhtlused, inspiratsioon, uudsus, ideed, vanad asjad, mis on nagu paigal seisnud, nüüd ühtäkki lähevad hästi jõudsalt ja kiiresti liikuma, keegi võtab suga ühendust, seal on võib-olla mitmete erinevate inimestega suhtled väga palju. Kandidaate siin justkui võta ühte ja teist ja kolmandat. Et jaa, naudi seda, ole elurõõmus, mänguline ja avatud uutele võimalustele, inspiratsioonile, ideedele, ole avatud inimestele ja suhtlusele. Et sealt ka võib läbi nende olukordade tulla mingisugused ideed, värskus, uudsus, entusiasm, rõõm, mängulisus, avatus. Kõik see mõjutab ju positiivselt sinu elukulgu sellel järgneval 10 päeval. Ja naudi seda, ära klammerdu, ära mõtle ette, ära mõtle taha, vaid ole hetkes ja naudi seda hoogsust, seda kirge, seda põnevust, seda reisi, seda tulisust, seda kirge, intiimsust, mida iganes. Naudi seda kõike, mis sinu teele tuleb ja võta seda mänguliselt ja rõõmsalt. Sest elu ongi üks suur mäng, kui me seda liiga dramaatiliselt ei võta. Ja nii on. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba õige pea.